Nii, oleme kodukontoris üle pika aja ja tahaks näidata minu jaoks niisugust pisut huvitavat asja, kindlasti paljud teist on juba näinud kuskil või juba kasutavad ka, milleks on siis kätesoojendid, mis näevad välja nagu vanakooli selle soojaveekotid siis. Mis on nende eelis, need on siis taaslaetavad ja on miinuseid ja on plusse muidugi. Miinuseks ma ütleks kohe ära, on siis nende siis suurus. Ehk siis nad on pisut siuksed lahmakavõitu võrreldes siis klassikalise kätesoojendiga, mis on nagu kordades palju kitsam. On ju 2 tükki pakis ja on kõvasti kitsam. Aga huvi ta pakub ikkagi. Et ma üritasin leida just selle sama firma Relagi kohta natuke informatsiooni ka, et kas nad ise näitavad ka midagi nende kohta. Ei olnud. Leidsin kõiki muid. Aga kuna me need enda kätte saime, siis tuleks nagu ära ka proovida. Ühesõnaga, nende soojendusaeg on siis 1,5 tundi. No ma pigem kaldun arvama, et on vähem, sest ta on ikkagi sihuke keelmaterjal. Ja taaslaadimise puhul on nüüd siis see, et need uuesti käima saada, tuleb siis nad panna 15 minutiks siis keevasse vette, et see keel, mis siin sees on, uuesti pehmeks tagasi läheks. Et kui me seda nupukest siin sees vajutame, mis siin paistab, siis toimub sihuke väike keemiline reaktsioon ja see läheb kivikõvaks ja hakkab sooja andma. Ühesõnaga, teeks selle klõpsu ära, vaataks, mis temaga siis täpsemalt juhtub. Nii. Vot nii, nüüd on näha. Toimub täpselt selline nagu jäätumine siin sees ja väga sooja. Natuke võtta ta mudima ka, et see kõik ilusti siin laiali läheks. No kraadi on ikka päris palju siin võrreldes jah, et kui nüüd tavalise kätesoojendiga, siis nendel võtab ikka päris palju aega, et soojaks nagu minna värske õhu käest. Need on ikka väga sooja juba. Veel natuke laiali teda. Et nüüd võrdluseks siis mitte kasutatud ja kasutatud. See kuumus on ikka päris hea. Kindlasti ei tohi nüüd panna mikrolaineahju, kuna ta on ikkagi kemikaal. Et ja kinnine kott ka, mis võib tegelikult väikse plahvatuse teha. Aga siin on ka see miinuse koht on sees, et kuna ta on parajalt lahmakas, et siis kinda sees on teda pigem ikkagi ebamugavam hoida kui neid klassikalisi. Klassikaliste puhul jah, et see soojenemisaeg on 10, soojust hoidev aeg on 10 tundi, nendel 1,5 tundi. Pluss on jälle see, et on taaslaetavad. Siis kui ma uurisin veel nende kohta, siis tekkis ka nagu selline küsimus, et kas teise, kolmanda, neljanda laadimisega siis ta ka nagu kaotab aega, et kui kaua ta soojana püsib, et noh, tavalisi neid kätesoojendeid õnnestub meil samamoodi tegelikult ju taaskasutada, mida on ka meil ühes videos näha, ma panen see ülesse. Ja et ei peaks nagu raiskama päris seda, et kui sul on jah 10-tunnised, ütleme siis kätesoojendid ja et kui ei taha kasutada päris 10 tundi, võib-olla ainult paar tundi vaja, et siis saab uuesti kokku panna. Mõnes mõttes selle sama koti puhul, mida ma veel ütlen, et kui teised lähevad täiesti kivikõvaks, et nagu jää, siis sellel jääb sihuke ikkagi sarnane nagu pehmus sisse. Võib-olla magamiskotis maru hea kasutada, et ühe viskad jalgade juurde, ta kütab päris hästi.
ja teise võib-olla endale kuskile selja alla. et ei peakski nagu päris täiesti kinnaste sees hoidma neid. nii, igatahes tuleks ära proovida tegelikult ka see, et kuidas me siis nagu saaksime teda taastada keeva veega. nii, nüüd on meil keedetud ja tegelikult ei läinud isegi nii kaua, kui paki peal kirjas on, muidugi päris kuum. näeb välja nagu ennem. mingisugust vahet ei ole, ainus asi, mis natuke muutunud on selle nagu keedetud versiooni ümbrise see kuidagi väga pehmeks on läinud. loodame, et ta niimoodi ei jää. aga nii nagu kirjas oli, et tuleb natukene lasta jahtuda ja vaadata, et ei tekiks uuesti seda siis nagu kristalliseerumist või siis seda, nii nagu kirjas oli, siis tuleb vaadata, et ta ei hakkaks uuesti seda reaktsiooni siin sees tegema, igaks juhuks üle kontrollida. aga praegu hetkel ütlen ma seda, et miinuseks on see, et ta on pisut kohmakas. teine miinus on see, et ajaliselt siis on nad annavad sooja vähem kui siis need klassikalised need. plussideks on see, et neid saab taaskasutada iga kell, kui jälle ära lõpeb, siis jälle sooja vette klõps ja asi vask hakkab uuesti tööle. siis midagi veel ütlema. siis järgmine pluss on nende suurus, et kohati ta on nagu natukene miinus, natuke ka pluss. selles mõõdus nad, ütleme niimoodi, magamiskotis on ikkagi väga hea, et üks visata sinna jalgade juurde ja teine endale siis, ma ei tea, kasvõi selja alla. et see sooja andev pind on kõvasti suurem ikkagi siis kui nendel klassikalistel kätesoojenditel. hinnaklass. no hinnaklassi poolest ma pigem ostaksin juba neid, sest need klassikalised kätesoojendid on meil, hinnad on nii lakke läinud ja kui mingit odavat varianti ostad, et siis ikkagi võid saada mööda pükse, et nad ei annagi sulle mingisugust sooja või ei hakka üldse sooja andma. aga nende puhul nagu seda probleemi ei teki. kas ma soovitan? jaa, kindlasti. et firmasid on erinevaid, kes neid toodavad siis. ja praegu hetkel meil selle Relag'iga nagu probleeme ei ole. loodame, et see video meeldis teile ja kindlasti soovitan ka teil neid endale soetada, sest no kui plussid ja miinused välja sai toodud, siis pigem on ta ikkagi sihuke pluss. ja näeme järgmises videos.